puhkus, baar, naised, muusika. On paratamatu, et inimesed liiguvad kiiresti ja hulgakaupa jätkuvalt edaspidiseks. Puhkusele, seda eriti sügisel, kui ilm on halb ja kevadel, kui ilm on endiselt halb. On kaks asja, mis meie puhkuseplaane takistavad. Aeg ja raha. Aeg on kõigil piiratud, raha on paljudel piiratud. Ja kuigi meie reisid on erinevad, sihtkoht, seltskond, tegevused, siis üks asi on kõikidel reisiplaneerijatel sarnane. Me soovime oma piiratud aja ja rahaliste võimaluste piires teha võimalikult hea otsuse. Paraku, mida rohkem on meil valikuid, seda keerulisem on otsust teha. Näiteks nendel, kes mõtlevad, et võtaks ühe kõik hinnas reisi ühte sooja kohta, on Eestist küll mõningad valikud sihtkohtade osas, kuid väga palju valikuid sihtkohas olevate hotellide ja tegevuste vahel. Kas see hotell oli ikka kõige parem otsus, millist tuuri reisikorraldaja käest võtta, kas üldse võtta ja nii edasi. Lühidalt kokkuvõttes, mida rohkem me teame, mis meil reisil ees ootab, seda suurem on tõenäosus, et me selles ei pettu. Ja pettunud klienti ei taha keegi näha. Kuidas saaks lihtsamalt? Eesti reisikorraldajad müüvad puhkusepakette umbes samamoodi, nagu meil müüakse kinnisvara. Pilt ja tekst. Videod kasutavad vähesed, aga just video annaks kõige parema ülevaate sellest, mis meil reisil ees ootab. Ja siit ma annan Eesti reisikorraldajatele 3 väga head ja lihtsat ideed, kuidas te saaksite videot oma reisipakettide müügis kasutada. Esiteks, sa ei pea seda videot tegema, see video on juba olemas. Igal endast lugupidaval hotellil on vähemalt üks või mitu tutvustusvideot YouTube'is üleval. Kasuta seda videot oma kodulehel selle sama hotelli tutvustuse juurest. Üks Eesti reisikorraldaja reklaamib seda hotelli piltide, teksti ja lingiga kellegi malluka blogile. Hotelli ametlik video on palju informatiivsem. Teiseks, sa ei pea seda videot filmima. Küsi hotellist selle video fail või luba see YouTube'ist alla laadida, sest sa soovid ise seda hotelli ju müüa. Videole loed peale eesti keeles hotelli tutvustava teksti, paned lõppu enda logo ja laed YouTube'i üles. Ja kolmandaks, filmi natukene. Igal reisikorraldajal on kaamera taskus. Filmi sellega ennast hotellis, räägi selle hotelli tutvustav jutt siia kaamerasse ja saada see fail kontorisse. Ja las nad monteerivad selle hotelli ametliku videoga kokku. Ja juba on väga heal tasemel hotelli tutvustav, personaalne, eestikeelne tutvustusvideo olemas. Aga see, mis puudutab reisikorraldaja poolt pakutavatesse tuuridesse ja teenustesse, on natuke keerulisem. Siin ma soovitaks, et võtaks Eestist kaasa ühe väikese videotiimi, kes siis koos kaamerate ja droonidega kõik need tuurid läbi käib, sest edaspidi on neid tuure 10 korda lihtsam müüa. Kui tekkis mõte, võta ühendust või vaata seda videot.